Peatükk 5. Mäejutlus. Näes rahva hulki, läks ta üles mäele ja kui ta oli maha istunud, tulid ta jüngrid tema juurde. Ja ta avas oma suu, õpetas neid ning ütles: õndsad on vaimust vaesed, sest nende päralt on taevariik. Õndsad on kurvad, sest nemad trööstitakse. Õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa. Õndsad on need, kelledel nälg ja janu on õiguse järele, sest nemad rahuldatakse. Õndsad on armulised, sest nemad saavad armu. Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad saavad näha Jumalat. Õndsad on rahunõudjad, sest neid hüütakse Jumala lapsiks. Õndsad on need, keda taga kiusatakse õiguse pärast, sest nende päralt on taevariik. Õndsad olete teie, kui inimesed teid minu pärast laimavad ja taga kiusavad ja valetades räägivad teist kõiksugust kurja. Olge rõõmsad ja ilutsege, sest teie palk on suur taevas. Samuti on nad taga kiusanud prohveteid enne teid. Maa sool ja maailma valgus. Teie olete maa sool. Aga kui sool tuimub, millega saab teda teha soolaseks? Ta ei kõlba enam millekski, kui välja visata ja inimeste tallata. Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda varjule linn, mis asetseb mäe otsas. Ei süüdata ka küünalt ega panda seda vakka alla, vaid küünla jalale, ja see paistab kõikidele, kes majas on. Nõnda paistku teie valgus inimeste ees, et nad näeksid teie häid tegusid ja annaksid au teie Isale, kes on taevas. Jeesuse käsuõpetus. Ärge arvake, et ma olen tulnud tühistama käsuõpetust või prohveteid. Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma. Sest tõesti ma ütlen teile, kuni kaob taevas ja maa, ei kao käsuõpetusest mitte ühtki tähekest või ühtki märgikest, enne kui kõik on sündinud. Kes nüüd iganes tühistab ühe neist vähimaist käskudest ja nõnda õpetab inimesi, teda hüütakse vähimaks taevariigis. Aga kes seda mööda teeb ja nõnda õpetab, teda hüütakse suureks taevariigis. Sest ma ütlen teile, kui teie õigus pole palju parem kirjatundjate ja variseride omast, siis te ei saa taevariiki. Viha ja mõrv. Te olete kuulnud, et muistsele põlvel on üteldud: sa ei tohi tappa, ja kes iganes tapab, kuulub kohtu alla. Kuid mina ütlen teile, et igaüks, kes on oma vennale vihane, kuulub kohtu alla. Aga kes iganes oma vennale ütleb raka, kuulub suurkohtu alla. Aga kes ütleb sa ei õle, kuulub põrgutulle. Sellepärast, kui sa oma andi tood altarile ja seal meenub sulle, et su vennal on midagi sinu vastu, siis jäta oma and sinna altari ette ja mine lepi enne oma vennaga ja siis tule ja too oma and. Ole varsti järeleandlik oma vastasele, nii kaua kui sa temaga teel oled, et vastane sind ei annaks kohtuniku kätte ja kohtunik sind ei annaks sulase kätte ja sind ei pandaks vangi. Tõesti ma ütlen sulle, sa ei pääse sealt, enne kui oled maksnud ära viimase veeringu. Abielu rikkumine ja abielu lahutus. Te olete kuulnud, et on üteldud: sa ei tohi abielu rikkuda. Aga mina ütlen teile, et igaüks, kes naise peale vaatab teda himustades, on juba abielu rikkunud temaga oma südames. Ent kui su parem silm sind pahandab, siis kisu ta välja ja heida enesest ära.
sest sul on parem, et üks sinu liikmeist hukkub, kui et kogu su ihu heidetakse põrgusse. Ja kui sinu parem käsi sind pahandab, siis raiu ta maha ja heida enesest ära. Sest sul on parem, et üks sinu liikmeist hukkub, kui et kogu su ihu läheb põrgusse. Ka on üteldud, et kes iganes oma naise enesest lahutab, see andku temale lahutuskiri. Aga mina ütlen teile, et igaüks, kes oma naise enesest lahutab muidu kui hooruse pärast, see teeb, et naisega abielu rikutaks. Ja kes iganes lahutatud naisega abiellub, rikub abielu. Vanne ja tõe armastus. Taas te olete kuulnud, et muistsele põlvele on üteldud, sa ei tohi valet vanduda ja pea issandale oma vanded. Aga mina ütlen teile, ärge üldse vanduge, ei taeva juures, sest see on Jumala aujärg, ega maa juures, sest see on tema jalgealune järg, ega Jeruusalemma juures, sest see on suure kuninga linn. Ära vannu ka oma pea juures, sest sina ei või ühtki juuksekarva teha valgeks ega mustaks, vaid teie kõne olgu jah, jah või ei, ei, aga mis üle selle on, see on kurjast. Kättemaksmisest. Te olete kuulnud, et on üteldud silm silma vastu ja hammas hamba vastu. Aga mina ütlen teile, ärge pange vastu kurjale, vaid kui keegi sind lööb vastu su paremat kõrva, siis kääna temale ka teine. Ja sellele, kes tahab sinuga kohut käia ja võtta su vammuse, jäta ka kuub. Ja kes sind sunnib kaasas käima ühe penikoorma, sellega mine 2. Anna sellele, kes sult palub, ja ära käändu kõrvale sellest, kes sult tahab laenata. Ligimese ja vaenlase armastamisest. Te olete kuulnud, et on üteldud, armasta oma ligimest ja vihka oma vaenlast. Aga mina ütlen teile, armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad, et te saaksite oma isa lapsiks, kes on taevas. Sest tema laseb oma päikest tõusta kurjade ja heade üle ja laseb vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale. Sest kui te armastate neid, kes teid armastavad, mis palka te saate? Eks tölneridki tee seda sama. Ja kui te lahkesti tervitate ainult oma vendi, mida iseäralikku te siis teete? Eks paganadki tee seda sama. Teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie taevane isa on täiuslik.